Tere kõikidele vähitähtkujus sündinutele. Vähid, vaatame, mis on teie maikuu energiat, mida kaardid teile räägivad, mida on teil oodata ees maikuus positiivset, aga mis võib olla ka negatiivne, millest siis tasuks ennast eemale hoida või mida vältida. Ja kohe hakkamegi vaatama. No need on juba küllaltki sellised klassikalised teie tähemärgi kaardid. Hästi palju on emotsionaalsust, väga palju on emotsionaalsust. Küsiks, millest te tahate ära minna, kellest te tahate üle sõita, mis siin on, nüüd siis hakkame vaatama. Üks asi on nüüd siin see, et see, mida te teete, see, milles te olete, see, milles te osalete, sellest te ka jätkate. Üsna tüüpiline on teie tähemärgile see, et te olete küllaltki selline, te olete ikkagi selline tähelepanu keskpunkt. Aga ma räägin teile nüüd lähemalt. Positiivne energia. Maikuu on selline kuu, kui te saate ära lahendada mingisuguse küsimuse, mis segas teid võib-olla juba pikemat aega. Ammuilma võib-olla isegi juba. Kui see nii ei olnud, siis võib hakata maikuus teid miskit segama. Või segab juba praegu, siis üks kahest siin on nagu niimoodi. Midagi on sellist nagu mingisugune vaenulik olukord või vaenulik situatsioon või ma ei näe, et siin oleks nagu väga inimestega kuidagi seoses. Pigem on siin, kas siis on mingi tegevus või mingi olukord või midagi. Kuidas te selle ära tunnete, see on midagi sellist, mis toob teie ellu mingisuguse ebakomfortse, sihuke diskomfortse seisundi, ebakomfortse oleku teie seisundis. Et mis see teil on? Te tahate sellest ära minna. Te tahate seda jätta. Ja teil õnnestub see väga hästi. See on mingisugune ebamugav olek. Teil ei ole selles situatsioonis, selles olukorras, selles tegevuses, teil ei ole selles hea olla. See on nagu selline atmosfäär, millest te nagu ennast eriti, see on selline atmosfäär, millest te ennast nagu eriti lõdvaks lasta ei saa. Ja te lahendate selle küsimuse maikuus kuidagi väga kergelt ära. Sest te tahate millestki vabaneda. Millestki, miskit on see, mis teile seda ebamugavast väga tugevalt põhjustab. Ükskõik. See võib olla olukord, tegevus, töö, võib-olla teie kehakaal, võib-olla midagi teie välimuse juures, võib-olla midagi teie elukeskkonnas, ükskõik kuskil see on. Et kõik saab nagu kuu jooksul, maikuu jooksul teie jaoks paika. Ja te tulete meeldiva tulemuseni. Et sellega tasub tegeleda. Et tunnetage, mis teil see on, mis teist tekitab seda diskomforti, ebakomfortsust. Tegelege sellega. Ja te võidate selle. See võib olla muide mingi vaenulikkus ka teis eneses. Võib-olla teie enese iseloomu omaduses midagi või ükskõik kus.
igatahes see ei meeldi teile, see on fakt. Tõsise iseloomuga ta nagu väga ei ole, ma arvan. Et globaalne ta ei ole, aga ta lihtsalt teeb teie elu ebamugavaks. Võib see muidugi ka olla mingi vestlus kellegagi või ükskõik mis, siin on nagu kõik variandid lubatud, sest see on emotsionaalne kaart. Mõnel võib see lihtsalt olla ka mingisugune näiteks mingi graafik, töögraafik või mingid kohustused või on teil midagi on sellist. Noh, näiteks tahate võib-olla loobuda, maha jätta mingisugust halba harjumust või toidugraafikut muuta või toitumiskava muuta või midagi, mis segab, rikub teie elu. Aga kuidagi nagu ei suutnud siiamaani ennast nagu ületada. Õhtune söömine, laiskus, jooksma minna, eks ole, ükskõik mis. Või on siis mingi olukord tõsiselt ebamugav ja ei lase nagu rahulikult olla, ei anna rahu. Võib see olla muidugi ka suhe, sest siin on emotsioonidega tegu, kodune olukord, olukord tööl, olukord naabriga. Põhiline märksõna on, et teil on nagu selles ebamugav olla, te tahate sellest vabaneda või muuta seda, sest teil toimuvad mingid väga suured kardinaalsed globaalsed muutused. Ja toimuvadki läbi selle, et te just nimelt vabanete mingisugusest ebameeldivusest, ebakomfortsusest, vaenulikkusest, teile vastuvõtmatust. Ja sellest, mis ei lasknud teil nagu rahulikult elada, oli nagu natukene võib-olla nagu koorem õlgadel. Või siis on mingi harjumus. Ja seda te muudate see kuu, sest teil on väga suured kardinaalsed ja ägedad muutused tulekul see kuu. Aga siin on nüüd selline nüanss ka, et ärge nüüd lihtsalt nagu sellele vaenulikkusele nagu lihtsalt niimoodi liiva katteks peale valage. Et noh, et ärge tehke, põhimõtteliselt ärge tehke sellist nägu, nagu seda vaenulikkust ei oleks. Et seda ei ole mõtet teha. Võtke see vastu, tunnistage seda endale ja te võidate selle. Et ärge tehke nägu õhtul koogitükiga teleka taha istudes ja ei, see ei tähenda mitte midagi, ma võtan vaatamata sellelegi 2 kilo täna õhtul alla. Et ei ole vaja sellist nägu teha. Võidelge selle vaenulikkusega ja te võidate selle. Või siis näiteks, et lahkun nagu vanast suhtest ja jooksen kohe nagu avatud hing uut suhet otsima. Et see ka nagu ei ole teile hea. Või siis nagu ei teinud mingisuguseid vanu tegemisi lõpuni ja lähen kohe nagu avasüli uute pakkumiste juurde. Et kõik see, mis on see vana ja lõpuni tegemata ja lõpetamata, see vaenulikkus tuleks ennem ära lõpetada, mitte avasüli uude joosta. Et te võidate selle vaenulikkuse väga-väga hästi. Võib-olla ei ole ära maksnud oma vana võlga, aga lähete ja naudite elu, eks ole. On vaenulikkus ja te lahendate selle maikuus ära. See on nagu võtmesõna, positiivne energia. See on suurepärane. Võib ka muidugi keegi inimene teist kutsuda esile seda nagu mingist sisemist ebamugavust. Ja see ka lõpeb sellisel juhul. Aga inimestega nagu suhted ja kontaktid on teil tegelikult väga head. Et need olemasolevad kontaktid, suhted, mis teil inimestega on, need kõik jätkuvad. Et siin mingisugust äraminekut ei ole, kui te nüüd tahategi näiteks
kellegiga suhet katkestada, ära minna või midagi, siis siin on mõttekam ikkagi nagu see vaenulikkus võita kuidagi ja teha restart, sest teie suhted on väga head, sellisel juhul on taastumine siis. Et tervis, finants, ükskõik mida see ka ei puudutaks, et kõik on siin all. Et positiivne on siis see, võtke, ärge peitke pead liiva alla, tegelege sellega ja te võidate selle. See on väga võimas kaart sellel positsioonil. Väga võimas. Kuu võib üldse olla teie jaoks hästi emotsionaalne, maikuu. Siin on väga palju emotsioone. Aga kui neid on nagu liiga suures koguses, siis need emotsioonid võivad teid segama hakata. Millistest emotsioonidest siin jutt praegu on? See on üleliigne romantilisus, pidevad sellised nagu kohtumised, naudingud, lõbutsemine ja samas nagu selline ise ka selline liigselt empaatiline olla. Vot see hakkab teid segama. Kui teid näiteks kutsutakse, pakutakse või kutsute teie, pakute teie ise, et lähme naudime elu, oleme igasugustele rõõmsatele pakkumistele lõputult avatud, kus on ainult nagu pidev soov elada oma emotsioonide ja tujude järgi ja teha seda, mida süda ja hing ihkab. Vot see on see, mis hakkab teid nagu takistama. Te ei suuda ära võita sellisel juhul mingid olemasolevaid neid vaenulikke aspekte. Iseenesest on see kõik ju tegelikult suurepärane, käia, lõbutseda, olla avatud ja nii edasi, aga siis te matate lihtsalt selle vaenulikkuse liiva alla, ei saa sellest lahti, ei saa sellest vabaneda. Tuul tuleb, puhub liiva ära. Pidu on peetud, tujud on rahuldatud, aga peale tuule iili tuleb ju jälle see vaenulikkus sealt liiva alt välja. Tuleb sealt peidust välja. Et ühesõnaga negatiivne on siis igasugused üleliigsed naudingud, rahulolu, elu nautimine, ahvatlevad pakkumised, ahvatlused, et kõik see, mis on nagu liiga avatud olek, emotsionaalselt liiga avatud olek kõigile ja kõigele. Vot see on nagu selline, mis on selline nagu takistav teile. Sest kõik, mis toimub teie kasuks, on rohkem seotud teie enese, ütleme niimoodi, et nagu mitte nagu avatud maailmale olekuga, vaid ja emotsioonide pakkumisega maailmale, vaid teile enesele. Ja see kõik, mis teile toimub siin, see vaenulikkusest ülesaamine, see võib-olla ka mõnel on siin mingisugused hirmud, siin on ka hirmudest ülesaamine, et kõik see on teile kasuks. Ja võib-olla tee ei ole meeldiv, aga tulemus on meeldiv. Võib-olla on siin ka mingisugune konflikt, see ongi nagu konfliktne situatsioon teie ja millegi või kellegi vahel. Ja kui te sellest vabanete, siis teie enese isiklik mugavus ei kannata selle all mitte üldse. Teie rahulolu ei kannata selle all mitte üldse. Mis on teie tugi, mis on teie nagu edasiviiv jõud ja kust te energia saate, on teie jaoks rahuldumine eluga siin ja praegu.
rahulolu iseendaga ja selle rahulolu hoidmine endale, aga mitte rahulolu teistega, teiste jaoks ja kõigile selle jagamine. See on selline natukene nagu isekas olek. See on, vaadake, siin on nagu negatiivne on avatus kõigile. Et karikas on ulatatud, teie emotsioonide karikas on ulatatud tervele maailmale. Aga teie tugevus, teie energia, teie jõud, teie edasiliikumine, siin on käed risti, näete. See on see, kui te hoiate oma emotsioonid, oma rahulolu, oma naudingu ise endale. Te ei jaga seda maailma laiali. Sest negatiivne on suur avatus. Hoidke enda emotsionaalne rahulolu ise endale. Ja teil on see kuu väga suur emotsionaalne rahulolu. Ja mitte ainult emotsionaalne rahulolu, vaid ka materiaalne rahulolu. Te tunnete nagu rõõmu iseenda elunaudingutest tunnete rõõmu. Te saate seda, mida te tahate, te naudite seda, te olete rahul sellega, aga te ei jaga seda teistega. Natukene selline isekas olek. Siin negatiivne on seda kõike teistega jagada. Et kuidas nüüd siis võiksin öelda niimoodi, et väga huvitav aspekt, aga ma söön selle koogitüki ise ära, ma ei lõika seda 10 nagu ei jaga laiali. Et selline huvitav kuu on lihtsalt niimoodi, millegi pärast on see vajalik. Teile tuleb stabiilsus, teile tuleb rahulolu ja teile tuleb ka naudingu tunnetus. Sest mingi see vaenulik olek kaob ja stabiilsus kuidagi nagu betoneerub püsivaks rahuloluks teie jaoks. Vot see on see, et elage endale see kuu, mitte teistele. Ja endale elades te võidate selle ja vot see on tõesti betoneerub see rahulolu. See on hea, mugav tunnetus. Ja see on elu nauding iseenda jaoks. Mitte vajadus seda teistega jagada. See on armastus iseenese vastu. Paraku see on nii maikuus. See tunnetus, et ma olen tubli, ma olen rahul oma tulemustega ja mul on hea iseendaga, iseenda nautimine. Et see on nagu selline rahuldumine ja nautimine, mitte ainult, nagu ma ütlesin, emotsionaalses sfääris, vaid ka materiaalses sfääris ja ka finantsilises sfääris. Te saate maikuus nautida emotsioone, materiaalset ja finantsilist. Ühesõnaga laud on täis, ütleme nii. Kusjuures te ei pea ise suurt nagu midagi isegi panustama. Selleks, et kõik toimub kuidagi nagu ilma suurte pingutusteta teie jaoks. Ei ole vaja nagu ennast selle jaoks väga nagu lõhki rebida või teistele esitleda või demonstreerida. Et mõelge rohkem nagu endale kui teistele. Ja nautige oma elu, oma tulemusi ja pingutama te ka nagu ei pea. Et finantsmateriaalne kuu on nagu väga-väga hea. Mitte nüüd meeletult mega, aga selline tasane, ilma suurte tõusude ja mõõnadeta. Et selle üle te tunnetegi rõõmu. Sest kõik on teile nagu absoluutselt piisavas koguses. Kõik see, mida te vajate, kõike seda on teile piisavalt. Nii materiaalset, finantsilist kui emotsionaalset.
te mõistsite midagi lähiminevikus, midagi väga tähtsat enda jaoks, mingi arusaamine tuli teile lähiminevikus, et millekski te olite valmis, täiesti valmis, küps ja siin on nagu mingisugune eureka. Millegiga te tulite lagedale või tulite välja millegi väga sellise huvitava ja väga sellise targana. Millegiga tulite välja. Aga peas on teil praegu jällegi mingid sellised mõtted, et tahate nagu, kas te tahate midagi, ma ei tea, kas keegi või miski teid takistab kuskil või midagi või tahate midagi kuskil käiku lasta või midagi nagu millelegi millegiga nagu tahtsite nagu maailma välja tulla, esitleda, mingisugune uus algus. Ja nüüd on nagu mingisugune tunnetus, et nagu kas ei õnnestu või mingisugused sellised äramineku mõtted, mahajätmise mõtted. Kui ei ole niimoodi, siis on nagu mõtted sellised, kuidas nui neljaks midagi saavutada. Et ka selline võib olla. Üldiselt hakkab teil kõik paremini minema kohe kindlasti ja see on tänu sellele, et te ikkagi ületate selle vaenulikkuse. Ja tuleb teil mingisugune, mida te siin planeerisite lähiminevikus juba. Et kas ka mingi idee siin on, mingi idee käiku laskmine või midagi siin on. Et siin tuleb mingisugune vägev muutus ja tuleb mingisugune uus puhang. Te ise olete tegelikult väga populaarne maikuus. Aga te olete selleks ka muidugi palju teinud. Ja nüüd te saate seda kõike nautida, te saate nautida mingisuguseid tulemusi. Nautige oma aega, nautige oma tulemusi, nautige oma rahulolu. Et siin on selline, tekib nagu väga enesekindel olek. Sest on ju olemas mingisugune juhtimine teie käes lähiminevikust. Või siis saate nüüd selle enda kätte. Otsused on teil õiged ja saate juhtimisega suurepäraselt hakkama, siin ei ole mitte mingisugust kahtlust. Kiirustada teile ei maksa kuskile ja tehke seda, mis on teile nagu mugav, mis pakub teile naudingut ja rahulolu, tegelege sellega. Ja te saate selle peale selle, kui te olete ületanud selle mingisuguse vaenulikkuse. Et te tunnete see kuu väga palju enda peal tähelepanu. Olete nagu hästi populaarne, meelitate inimesi nii oma sõnade, tegevuste kui ka välimusega. Saate selle teiste tähelepanu endale väga tugevalt. Kuidagi te paistate välja väga tugevalt. Muide, tutvused avalikes kohtades, et siin olge nüüd nende tutvustega üldiselt ettevaatlikud. Et siin nagu mingisugused, üldse kõik see, mis on nagu ühiskond, avalik ja teie avatud tunded, emotsioonid, ei ole üldse hea. Kellel on hirmud, kompleksid, häbelikkus, siis selle vaenulikkuse saate muide ka võita. Ja materiaalne, finantsiline, nagu ma ütlesin, et seda siin on, sa katate ilusti kõik oma kulud ja saate veel lisaks sellele kõigele ennast ka mugavalt tunda. Muide, teie toit peaks olema see kuu ka nauditav. Valige sellist toitu, mida te naudite.
et see on ka see, mis viib teid edasi. Aga üldiselt jaa, et jätkate oma tegevusi, kuskilt te ära ei lähe, midagi te ära ei lõpeta, pigem on siin mingisugused muutused, restardid, uued puhangud, uued algused, aga olemasolevale baseeruvad. Ja inimestega koostöö on teil väga hea. Kuu lõpus te peate väga nagu tugevalt ennast kehtestama. Siin on selline situatsioon tekib, et tulevad mingisugused muutused kindlasti, aga võib-olla keegi hakkab teil kuskil mingisuguseid kaikaid kodarasse lööma. Võib-olla keegi takistab teid kuskil. Võib-olla keegi ei ole teiega ühel arvamusel. Ühesõnaga kaardid ütlevad niimoodi, et kuu lõpus hakkab teil võitlus. Võitlus enese arvamuse eest, võitlus enese hoiakute, kõige selle ees. Ja mis on kõige parem, on 2 võitja kaarti, mis näitavad mõlemad, et te võidate kogu selle vaenulikkuse, mida ma siin alguses rääkisin. Et see oma positsioonil seismine, mitte järele andmine, oma seisukohal olemine, suuna mitte muutmine, vastuhakk. Siin on nagu isegi võib olla kellegi nagu mingit moodi nagu lömastamine, see ei pea olema inimene, see on nagu mingi olukorra või situatsiooni. Te väga võimsalt lömastate mingisuguse vaenulikkuse, millest te vabaneda tahate, väga võimsalt lömastate, väga võimsalt eemaldate oma elust. Hästi tugevad nagu sellised võitjakaardid, sest teie olete kõrgemal kui mingisugune vaenulikkus või kellegi negatiivsed kommentaarid või arvamused või seisukohad või ükskõik mis. Te lööte kõik selle nagu maatasa täiesti, et võit on teie. Väga võimukas kuu, ma soovin teile ilusat maikuud.